Aitäh Pirgo sissejuhatuse eest ja võib-olla klaariks mõned asjad ära kohe ka alguses, et ei saa ju niimoodi jätta seda asja. Et startupi mõistes, startupi eluea mõistes on tõesti minu ja Raido vanusvahe nagu üüratu, et see on 3 aastat, et sa võid 3 aastaga alustada ettevõtte ja exit'i teha 3 aasta pärast ja kunagi enam tööl mitte käia. Oma põhitöös ABB-s tõepoolest ma olen vastutav Baltimaade äriarenduse eest, ma algatan uusi ärisuundi, me paneme uusi tehaseid püsti, töötame välja uusi ärimudeleid ja püüame seda ka ABB grupisiseselt maha müüa ja saada selle läbi nii-öelda kasvu või tõusta väärtusahelas sinnamaale, et me saaksime olla oluliselt väärtuslikumad või oluliselt midagi enamat kui lihtsalt mingisugune tootmisettevõtte baasriik. Et täna juba on selge, et Eesti ei saa Poolaga võistelda, Poola teeb masstootmist, Eesti ei tee, Eesti tulevik on ikkagi valgekrae toodetes, mitte sinikrae toodetes. Ja kui siin mainiti juba korraks ka Soomet, et teeme koostööd Soomega ja mingid sihid ja värgid ja asjad ja siis võiks tegelikult sõnasabast kinni haarata ja Soome on selles mõttes nagu hästi huvitav riik, et eelmisel aastal tuli välja selline huvitav dokument nagu Missioon 2030. Tavaliselt sellised missioonidokumendid on surmigavad ja hästi paksud. Seekord oli samamoodi, see oli paks, aga ta ei olnud surmigav. Ja kohe esimesel leheküljel pandi pauk inimestele ära, kes eeldasid, et tuleb mingisugune tekst, igav, mingid referentsid, viited mingisugustele entsüklopeediatele ja nii edasi, siis väga konkreetne lause. Aastal 2030 lahendab Soome maailma probleeme. Et väike riik nagu Soome, meie jaoks on ta suur vend, aga tegelikult väike riik, 5,5 miljonit inimest, lahendab maailma probleeme. Mida see siis tähendab? Ja seal oli siis lahti seletatud, mis see kõik tähendab. Väga paljud asjad kattusid sellega, mida me võiksime siin Eestis teha, lähtudes inimeste haridustasemest, loodusest ja nii edasi. Nii et see on nagu üks teema, mida me võiksime ka mõelda, et mis on Eesti siis 2030, sest meie olemegi Eesti. Ja hakates rääkima siis sellest, et mida siis, mul anti hästi huvitav teema, et tulevikku muutvad tehnoloogiat, ma lugesin seda, et wow, nagu ma teaksin kõike. Aga väga oluline erinevus on eelmise sajandiga ja selle sajandiga ja ma alustakski sellest, et püüaks selle kõigepealt tööle saada. Ja, et 20. sajandil õppisime asju leiutama. Tuli mõte, tegime ära, tegime sisepõlemismootorid, tegime suuremaks, arendasime fotograafiat, nii edasi, elektri areng ja levik. Aga 21. sajandil me teame, mida me juba suudame ja 21. sajandil me õpime neid asju juhtima, hoidma kontrolli all, vaatama, et need asjad ei läheks kontrolli alt välja ja tegema täpselt seda, mida me tahame. Ja võib-olla mõned märksõnad ka selle kohta. Et esiteks, populaarsed ei ole mitte asjad ise, sest kui ta pole veel tähele pannud, siis teie kodus, sõltub muidugi inimestest, on asju aina vähemaks jäänud. Võib-olla teil pole enam nii palju CD-plaate kodus, kuna te ostate iTunesist või siis teete või muid asju, mis ei ole just võib-olla kõige legaalsemad. Et küsimus on siis selles, et kas me vajame neid asju või mida me üldse tegelikult vajame. Nii et küsimus on, kuidas elu juhitakse ja kuidas seda mõista tahetakse, et mis on meie kui loovate isiksuste vajadused. Teine väga oluline küsimus on efektiivsus ja optimeeritus, et vajaduspõhine mõttemaailm. Ma ei näe mitte mingisugust tulevikku sellele, et kui sa ostad endale 5,7 liitrise töömahuga mootoriga auto ja siis kihutad sellega ringi, seal pole absoluutselt mingit pointi. Nii et me ei näe selliseid autosid enam sajandi keskel päris kindlasti kohe ja täna me räägime juba Eestis sellest, kuidas Eesti riik on liikumas selles suunas, et Eestis saab esimene riik maailmas, millel on üleriiklik elektriautode laadimise infrastruktuur. Et see on hästi suur asi ja mul on väga hea meel selle projektiga ühel või teisel moel seotud olla. Nüüd kolmas asi on holistiline kasutajakogemus, et me näeme kõiki tehnoloogilisi abivahendeid, just märksõna on siin abivahend, me näeme seda kui meie abimeest. See ei ole asi iseenesest, mul ei oleks seda üldse vaja tegelikult, kui ma saaksin seda kuidagi teistmoodi teha. Miks mul peaks see pult üldse siin käes olema, mul ei ole seda vaja.
täna on juba olemas, eks ole, Microsoft Xbox Kinetic, miks ei võiks olla lihtsalt see, et ma lihtsalt vihin korraks käega, tuleb järgmine slaid, miks mul on seda vaja, miks mul on seda plastikut, see naftast tehtud plastikplönn, mis mul siin käes on. Meil on patarei sees, ma viskan lihtsalt minema, mul ei ole vaja seda. Miks ma peaks seda käes hoidma üldse? Täitsa absurdne. Teine asi, 4. punkt, majandusmudeli ja väärtuspõhine reguleerimine. Et me näeme, et saastekvoodid on, me näeme, et võib-olla reguleeritakse maksudega seda, et kui suure kubatoriga kui sa tahad suure kubatoriga autoga sõita, siis sa pead mingit rohkem maksu maksma, saastemaksu ja nii edasi. Et kõik sellised asjad reguleeritakse ära, et ühelt poolt me räägime, et meil on nagu vabaturumajandus, aga tegelikult päris nii see ei ole, et me ei saa teha täpselt seda, mis me tahame. Me ei saa tänavale minna ja sõita majale sisse, kus me tahame, sest tekib kindlustus case, sul on kahjud, nii edasi. See asi liigub aina rohkem edasi selles suunas, kui ühiskond ületab mingi kriitilise piiri, et mida võib teha ja mida ei või teha. See ikka klassikaline hea, halb polarisatsioon alati jääb. Ja IT, ma natuke ikkagi turgutaks ikkagi Taarit, Raido ilmast tegi talle liiga, et IT ei kao kuhugi. IT 20 aastat tagasi eriline ja juhitav vaid väga pisikese arvu inimeste poolt, sest tõepoolest see oli niivõrd alguses, see oli nii keeruline, just nimelt seda holistilist nagu suhtlust, sa ei suutnud suhelda arvutiga, et sul oli mingi tuba täis midagi, 20 aastat tagasi oli juba palju parem, aga 20 aasta pärast tänasest muutub see oluliselt, nii et me võime isegi suhteliselt julgelt öelda, et meie või siis need inimesed, kes 20 aasta pärast on vanemad ja vanaisad, suudavad ise luua IT kaudu kui vahendi kaudu endale mingeid vajaminevaid tööriistu ja mingeid abivahendeid. See on juba täna võimalik, aga 20 aasta pärast on oluliselt teistsugune. Ja mida võiks siis öelda, mis siis tulles nagu natuke konkreetsemaks ideedega, et alustades sellega, et iga 6 nädalaga kasvab maa 1 New Yorgi võrra, ehk siis selle inimeste arvu võrra, mis elab New Yorgi sees. Ja kokkuvõttes võib siis seda planeedi pilti vaadates öelda, et kas make it or break it. Ja see on selle sajandi märksõna. Ja kas me suudame selle asjaga siis ikkagi toime tulla või mitte, on põhiküsimus. Et ma alustaksin, ma olen ära jaganud oma presentatsiooni vanad tehnoloogiad jutumärkides, et mis arenevad veel palju, ja siis nii-öelda uued tehnoloogiad, mis veel on idee tasandil või mis alles hakkavad nii-öelda jõudu koguma. Ja vanade tehnoloogiate valdkonnas võiks öelda, on selline üks baasteadus, millest sõltub praktiliselt kogu selle sajandi areng, ja see on materjalitehnoloogia. Et me võime rääkida, et energeetika on väga oluline ja tõepoolest ABB-s töötades energeetika on oluline, aga kõik taandub sellele, et mis materjale me kasutame, et miks päiksepaneelist ei saa nii palju vurtsu välja, nagu ma tahaks, sellepärast, et ta tont on ainult 8-9% kasuteguriga ja see on väga heal juhul. Et meil on vaja hoopis teistsuguseid materjale, uusi materjale ja selleks on ka IT-d vaja väga, et üldse oleks võimalik sünteesida mingit uut materjali, sest maa peal olemasolevad materjale juba teatakse. Ja kõik uued materjalid saavad olla ainult sünteesitud materjalid. Ja miks ei võiks olla üks teist see, kes on mingi tippmaterjali teadlane, kes suudab mingit rakendusi ka luua ja äri tuleb sealt, et sa müüd litsentsi, sa oled mingi ettevõtte loov, ütleme, teadur või teadlane, sa võid eluks ajaks jääda selleks teadlaseks, sa ei pea saama juhiks, et saada rikkaks. Sa oled geenius, sa teed uue materjali, sünteesid uue materjali, see on sinu oma, sa ei pea hakkama juhiks. Tuues mingi konkreetsemaid näiteid, kuidas energeetikas täna võiks siis midagi lahendada. Väga lahe firma Californias Cool Earth Solar avastasid, et et paneelid on lamedad, et kahes mõistes lamedad, selles mõttes, et nad reaalselt on geomeetriliselt lamedad ja nad on lamedad sellepärast, et kasutegur on 8-9%. Ja poisid siis mõtlesid välja, et mis oleks, kui me looks ümber paneeli sellise mulli, mis töötab läätsena, kontsentreerides valgust paneeli peale, tõstes 6-7 korda selle paneeli kasutegurit. Ja see siin pildi peal on selline väike prototüüp reaalsuses, mida nad tahavad ehitada, on suured sellised nagu silotorni pealsed kuplid, mille all on siis paneelid ja luua sellisel põhimõttel hoopis päikeseenergiaparke. Et meil ei ole aega oodata, kuni uued materjali välja töötatakse, sest on testimised, katsetamine, ohutus, utiliseerimine, bla, bla, bla. Vaja kohe midagi teha.
need poisid teevad. Ja kuna nad alustanud on juba 2007, neil on oluliselt suurem edumaa kui meil. Kui me midagi täna alustaksime sellist, meil läheb aega, et sinna jõuda. Et sellised asjad nõuavad kannatust, aga sellised asjad tasuvad ennast väga ära. Teine asi on hüdrofoonika, viimane sõna see veel on. Hüdrofoonika hakati kasutama esimene kord siis, kui inimesed saadeti Kuule ja oli vaja kosmoses olles süüa. Ja NASA teadlased siis töötasid välja toitelahused koos rakistega, et sul oleks võimalik kasvatada seal oma salatit ja muud sellist krempsuvat, eks ole. Ja täna on see tehnoloogia ikkagi võrdlemisi selline friikide pärusmaa, et mingid hullud kuskil kodus kasvatavad mingit idus ja mida iganes, nagu, eks ole, ja mina olen üks neist hulludest. Ja siis mina näen selles nagu väga suurt ärivõimalust, et looge mingi ülimõnus ja kasutatav hüdrofoonika lahendus, mida sa saad nagu tõesti viia linna džunglitesse, kasutada ära kortermajade katused, kus on pindad, nii et tapab, ja selle baasilt oma äri üles ehitada. See on tegelikult väga potentsiaalne ärivaldkond. Väga intrigeeriv küsimus. Kosmosetehnoloogia, et kas päikesekilb kaitseks planeeti ülesoojenemise eest või mitte? Et äkki teil on üldse mingi parem idee, äkki, et suur probleem on, et maailma keskmine temperatuur kasvab, et kas me peaksime sinna mingi kilbi vahele hõljuma panema või mitte, et mis värk sellega on. Ja miks minu iidolitest Elon Musk, kes on siis 2 ettevõtte juht SpaceX ja Tesla, tema eesmärk 10 aastat tagasi oli see, et ta tahtis saata mingit, ma ei mäleta, mis see oli, tahtis saata mingit asja Marsile, tõenäoliselt see oli mingisugune samplite või mingite mõõtmiste jaoks oli, tahtis saada mingit pakki ja küsis NASA-st hinnapakkumist ja see oli nii kallis, et ta ütles, et kuradile see kõik, et ma teen ise oma raketifirma. Ja tegi oma raketifirma ja täna NASA on nende klient. Ja ta põhiline nagu selline unikaalne müügipunkt oli see, et ta ütles, et ma suudan teha raketi ja luua tehnoloogia, millega ma viin selle paki 10 korda odavamalt Marsile, kui teie olete seda mulle pakkunud. Nii et, ja see mees on see mees, kes tegi PayPali, kes veel niimoodi võib-olla ei tea, kes Elon Musk on. Et minu arust nagu väga võimas ja selle mehe eesmärk on, ta on täna 39-aastane, tema eesmärk on, et enne kui tema saab 70, tema on üks esimesi inimesi maailmas, kes asutab Marsile ühe esimese inimkoloonia. Päris normaalne jutt, minu arust. Siis vanadest tehnoloogiast järgmine asi, andmeanalüüs ja sensoorika, siin arvupurust räägiti, väga oluline, et mida jällegi materjalitehnoloogia, et kogu arvutustehnoloogia ja arvutustehnika areng ja selle kiirus on materjalidest kinni. Et matemaatika kannatab kõike, materjalid mitte. Järelikult tuleb tegeleda materjalidega. Ja mida võimsamaks materjalid, mida paremaks need materjalid just arvutustehnika jaoks saavad, seda suurem võimalus tekib meil aru saada, mis siis maailmas ikkagi toimub. Ja see toimub siis sellisele skaalal, et kõigepealt on sul mingi tohutu hulk andmeid, millest on vaja teha informatsioon ja millest on vaja teha lõpuks siis teadmised. See nõuab omajagu tööd ja selles valdkonnas, ma arvan, kui me räägime Eestist kui IT-riigist, siin on minu arust väga palju teha. Ja siin me saaksime luua nagu oluliselt suurema sellise väärtuse, kui me täna oleme nagu ennast mõelnud, et me teeme Skype on väga lahe asi, mulle väga meeldib seda kasutada, aga see saaks veel midagi kaugemal teha, veel rohkem. Et me ei oleks, et Skype on üks Microsofti osa, aga äkki võiks luua midagi sellist, mis oleks nagu Microsoft. Eks ole. Jõuan tärkavate tehnoloogiateni. Nanotehnoloogia mingis mõttes on juba vana, nanotorukesed avastati juba tegelikult 30ndatel eelmisel sajandil, aga see asi ikka ei ole üldse vedu võtnud. Ja kaks teemat, et vasakul poole on teil pilt nanorobotist, mis süstib siis punastesse vereliblidesse mingisugust vaktsiini või ravimit, eks ole. Ja see on teema, millele on väga paljud investorid pannud väga palju raha, aga mis siiski veel ei ole ennast tõestanud. Eesti päritolu riskiinvestor Steve Jürvetson on maailmas see inimene, kes on investeerinud enim investeerinud või kelle portfellis on enim nanotehnoloogiaga seotud ettevõtteid.
aga need pole ikkagi veel nagu suureks läinud, võib-olla ainukesed rakendused, mis veel on, et sul on mingisugune pihusti, millega sa saad mingi pinna nii-öelda nanovedelikuga kokku teha, millel on mingi kahtlane väärtus veel praegu. Ja paremal pool on siis nanotoruke, ehk siis aatomi haaval kokku pandud struktuur, millest saab luua tehismaterjale, millele omistada selliseid omadusi, nagu täpselt te tahate. Aga kuna nano on teatavasti astmes -9, siis see on kuradi väike. Ja see tähendab seda, et sellise materjali ehitamine täna on nii aeglane, et seda ei jaksagi oodata. Ja tuleb välja töötada meetod, kuidas nagu inglise keeles boostida seda asja, kuidas selle asjale rohkem nagu kiirust juurde anda. See on väga oluline baas kogu tärkavatele tehnoloogiatele järjekordselt. Mõned huvitavad näited, mul oli väga hea meel kuulata geenivaramust juttu. Ja see on väga huvitav ettevõte 23andMe, mille asutaja on Google'i ühe asutaja abikaasa. Ja nemad tulid 2007 välja sellise ägeda asjaga, ja see on juba nüüd uus, et sa siis, kui see välja tuli, see maksis $399, et osta endale selline DNA pakett koju, sülita sinna sisse, saada meilt tagasi. Ja täna see on sama. Ja ma arvan, et see ettevõte võiks olla selline ettevõte, millest geenivaramu peaks nüüd võtma nagu mallid, kas geenivaramu võtab nende tüüpidega ise ühendust, ütleb, et kuulge, et meil on nagu terve riik kaardistatud, et hakkame rokkima, või B, luua ise oma 23andMe ja sõita neist mööda. Ja mida nad siis teevad, et sa sülitad sinna sisse ja saadad neile tagasi, sa saad teada mida, sa saad teada oma tõenäoliselt, mis on tõenäoliselt, et sa jääd suhkruhaigeks või sured vähki või kiigadi-kaagadi, mis on sinu nii-öelda sama tüpaažiga inimeste põhivead, samas kui sul nagu tekib sealt mingisugune info ja sa tunned ennast nagu haigena, sul on see info olemas, sa lähed arsti ja ütled, et kuule, et mul on tegelikult see asi olemas, et arst ütleb sulle, et kuule, et tegelikult see on päris suur probleem, et saadame sind kohe haiglasse. Et kui seda ei oleks, siis võib-olla ta ei saakski teada. Ja samal ajal kogu aeg avastatakse uusi asju, mis tähendab seda, et sa oled võimeline nagu teada saama ka hiljem selle kohta, et mis suga võib viga olla või mis sind ohustab, mitte ainult täna, sest inimene elab edasi. Ma näen, et Pirko on juba visti, ma teen kiiresti. Järgmine asi, minu selline kiirega on toitumine ja see on ettevõte, ma tunnistan, et see oli mu esimene startup idee kunagi üldse, aga siis mul polnud üldse aega sellega toimetada ja nüüd on tüübid San Franciscos selle asja beetani ära teinud ja see tähendab seda, et iga inimese keha on erinev, nad on koondanud kokku üle 200 erineva spetsialisti, kes on oma teadmistele kokku suutnud panna siis sellise andmebaasi, et kui sina annad oma sisendid, nagu siin pildil on näha, et mida sa sööd, kuidas sa liigud, kuidas su aega on, palju sa magad, et siis nad annavad vastavalt sinu elustiilile väljundi, et palju sa tegelikult peaks liikuma, mida sa peaks tegema, mida sa peaks sööma, kuidas sa peaks sööma. Väga võimas ettevõte. Ja neljas selline väga tärkav tehnoloogia on ajukeemia, et kui täna me räägime, et ma võtan Balderiani siis, kui ma tahan maha rahuneda või magama minna, see on kõik ajukeemiaga seotud. Tegelikult selle sajandi jooksul, see on natuke hull jutt, aga selle sajandi jooksul me võime näha selliseid ajukeemia preparaate, mis kui ma natukene kui ma tahan mingisugust, ma ei tea, matemaatika ülesannet lahendada ja ma tunnen, et mul ikka üldse ei lõika, eks ole, siis täna öeldakse, et söö šokolaadi, siis järgmine kord öeldakse, et näed, võta see, take the blue pill ja siis mata tuleb. Ja viimane slaid lihtsalt, mis ei ole otseselt tehnoloogiatega seotud, aga teemad, mis täiega rokivad see sajand, on ühistransport. Et kuidas ikkagi korraldada inimeste liikumist ühest kohast teise, miks me peaksime üldse nii palju liikuma, tont võtaks. Teine teema, see on huvitav, kui ma tegin neid slaide, siis samal ajal on mingid uudised ka, et pension ja värk, eile riigikontrolör käis Riigikogus, hõimus näo täis, nii edasi. Et üle 60-aastaste tööjõuturg, väga kuum teema, et selleks ajaks, kui meie lapsed saavad 60-seks, on väga suur tõenäosus, et nemad on enamus oma elust teinud mingit teadmustööd, nad pole füüsilist tööd teinud, nad on füüsiliselt väga heas vormis, kui nad on nagu mõistliku elu elanud, eks ole. See tähendab seda, et nad ei pea enam nii palju stressirohket tööd tegema, sest et ikkagi organism selles mõttes nagu vananeb.
et need võiksid teha hoopis mingit lahedamat tööd, midagi sellist, mis ei ole vaja võib-olla enam ennast nii palju tõestada, nad saavad teha, mis nad tahavad, ja suudaks luua võimalusi nendele, sest reaalsus on see, et inimeste eluiga kasvab, aga samale füüsilist tööd nagu enam ei toimu ja tahaks midagi teha. Ja miks peaks olema, et sul on mingi 90-aastased vennad, kes teevad kõiki maailma otsuseid, kuigi nad üldse ei saa aru, mis 20-aastased mõtlevad, kujuta ette, 70 aastat on vahe. See tähendab seda, et nendel inimestel tuleb midagi ägedat teha anda. Las nad rokivad. Et 3. punkt on autonoomse energialahendusega kodud. Väga kuum teema. Kui tekivad kodud, mis suudavad ennast ise ära manageerida ilma välise sisendita, mis täna on nii-öelda väline sisend, siis muutub ka päris palju see, kuidas me energiast mõtleme. Ja siin, kui Raido juba rääkis merendusest, siis merendus on tõepoolest teema, mis on huvitav, on sellepärast, et inimene ei ela meres, sellepärast me ei teagi mitte midagi sellest. Aga kogu merenduses juba täna liikuv raha on $1 triljon aastas, sinna alla läheb kõik BLRT raha ja kõik. Aga sellest nagu mikroskoopiline osa, seda pole üldse näha, nanoskoopiline osa on andmeanalüüs ja arusaamine, mis kurat seal meres toimub. Ja see olekski minu poolt kõik. Vist. Super. Sa ütlesid täpselt siis, kui kell ei 0, ütlesid, see on minu poolt kõik. Väga inseneri täpsus. Aga ma tahtsin sinu käest küsida jälle, et sa rääkisid ka väga palju sellistest, lähme Marsile elama ja lähme vaatame, mis seal mere sügavuses toimub. Aga ütleme nüüd, sina kui ABB esindaja, ma küsiks niipidi, et millist lahendust teil oleks täna vaja mõnelt alustavalt ettevõttelt või mõnelt inseneride tiimilt, millist probleemi võiks nad teil kohe täna ära lahendada? Mis oleks nagu, mis teil nagu valutab, nagu kivi on kogu aeg kinga sees? Materjalid. ABB on globaalne ettevõte, Eesti samamoodi ja Baltimaad, me liigume nagu väärtusahelas kõrgemale, et me ei räägi ainult sellest, mis me Eestis teeme, vaid tootearendus on tsentraliseeritud. Ja kui me vaatame, mida me toodame tuulegeneraatoreid ja sagedusmuundarid Eestis, ütleme väga laialt nagu teada inimestele, siis sagedusmuundarite puhul on reaalselt see kasutegur ja kogu selle suurus on seotud materjalidega. Et loomulikult me peame tegema valikuid, mida Eestis teha, sest meil on nii vähe, eks ole. Aga nagu mingi valik tuleb mingi hetk teha, täna me liigume juba teatud suunas, me seda sundida ei saa, aga kui me tegeleksime materjalidega, siis ma võin küll garanteerida, et siis me täidaksime küll selle ägeda lausungi, et 5 rikkama riigi hulka. Nii et kõik on kinni materjalidest, nagu sa rääkisid. Kas on saalis küsimusi tekkinud? Meil on olemas ka täiesti mikrofoni. Ole hea. Mul on selline natuke personaalne küsimus, et sa rääksid sellest 23andMe'st toitumisest tegest, et kas sul on mingid oma kogemusi ka nende asjadega? Et kas sa oled ise teinud oma DNA-analüüsi ja sellest lähtuvalt muutnud oma käitumist ja näinud, et sa oled nagu powerman nüüd? Ei, ma ei ole sinna veel jõudnud, kuigi jah, see on mu eesmärk, et testida enda keha ja saada teada, kuidas saada nagu superinimeseks. Aga kõik see toitumise teema, see on liiga hull, et ma arvan, et mulle ei anta seda aega siin, ma võin 7 tundi rääkida sellest, et ainuke, mida võin öelda, et ma olen aastaga kaotanud 16 kilo, ilma ma oleks pidanud kogustes midagi tegema või oleks pidanud mingi nälgima või ma ei tea, mis imetrikke tegema. No nii, kõik neiud. Otsige Facebookis Rainer üles. On veel küsimusi? Ei ole. Aga teeme siis suure aplausi. Aitäh sulle!